Uskumatu, aga need kuninglikud sarvekandjad elavad siinsamas Eestis, Järva ja Raplamaa piiril Toosikannu metsloomapargis. Neid on siin sadu. Ja mis veel uskumatum, veel hiljuti käis nii mõnigi neist vabalt looduspargi keskust uudistamas. Eks majaperenaine on võib-olla kõige rohkem siis ebarahul olnud, sest nad on järjepidevalt meil ikkagi söönud ära haljastuse ja lilled ja roosid ja... Nüüd on roosidel turvaline, sest hirvedel on enda aedikuga piiratud hiiglaslik 800 hektariline pargiala. Kui siin hommikukohvi näiteks juua, siis hirvenam aknast sisse ei vaata? Siin hirvenam aknast sisse ei vaata. Selleks tuleb võtta kohv siis kaasa ja minna hommikul neid hirvesid ise vaatama. Seda teemegi, aga lisaks punahirvede vaatlemisele ootab meid üks eriline ülesanne. Sügisel käiakse seenel, kevadel käiakse sarvel. Et katsume siis koos otsida mõned sarved, et siis nendest pärast ka midagi meisterdada. Vaata hakkavad tulema siit. Oi! Appi! Meie vaatlusringi pikkuseks on 8 kilomeetrit. See peaks tagama, et hirvesid näeb ja palju. Hirved on meil elanud siin natuke üle 10 aasta. Et 2014 aasta sügisel tõime Lätis 150 looma. 75 pulli, 75 lehma. Ja palju neid tänaseks kokku on? Umbes 400, aga me oleme siin nüüd jällegi põnevil, sest maikuu on jällegi poegimise aeg. Nii et siis lisanduvad jälle uued selleaastased vasikad. Kuidas see nende pidamine siin siis käib, et kas neile jätkub kõigile siin süüa ja ruumi? Siin on ikkagi tohutu metsaala, kus nad selles mõttes, et saavad elada rahulikult oma hirveelu. Ja see, et neil kõhud täis on, selle eest meie hoolitseme alates novembrist kuni aprilli lõpuni välja. Kui palju neid hirvesid siin platsil praegu oli? No siin oli peaaegu 100 hirve. Kust te teate? Lugesin jalad üle ja jagasin 4-ga. Jätame nüüd hirvede ülelugemise pooleli ja asume oma põhieesmärgi juurde, sarvi korjama. No tänavune saak on juba circa 150 sarve. Seal keset söödaplatsi näed. On juba sarv, jaa. No see on selline 2,5-3 kilo peaga. See on kergem. Kas veel peab hoolikamalt vaatama? Veel peab vaatama hoolikamalt, jah. Otse ja natuke vasakule. Otse ja natuke vasakule. Kas siin peab... ma näen, kas see on mingi eriti suur või? Ma kujutan ette, et kui sul on midagi nii suurt peas, eks ju, ja siis korraga see läheb peast ära, et kas tekivad mingid tasakaaluhäired või mingi isiksuse selline nagu madalseis? No selles mõttes sellist isiksuse madalseisu on küll näha selles mõttes, et kui sa oled oma krooni kaotanud, siis sa oled nagu... teistele noorematele pullidele oled sa tõmmata lükata, sest teistel on ju sarved veel peas. Et selles mõttes nagu neid suure pulli kurbi silmi oleme näinud küll. Ja ega seal palju seal aega mööda ei lähe, kui nädala pärast juba hakkavad uued kasvama. Otsingute käigus õnnestub näha ka selliseid loomi, kel peas väikesed mügarikud. Need ongi uued sarved. Aga meie eesmärk on leida muidugi priskemaid. Need on nüüd ühe ja sama hirvesarved. Sest nad on nagu see pikkus on sarnane, jämedus on sarnane, kuigi selliseid nii-öelda täiesti identseid paare polegi olemas. Kui juhtud nägema seda, kui hirv sarve või mõlemad sarved kaotab, siis selles mõttes, et see pea jääb tal tükiks ajaks nagu käima, et ega ta ei saa ka nagu võib-olla hetkel täpselt aru, mis siis juhtus. Reeglina kuni hirvepull on nagu kasvujõus, siis igal aastal kasvavad tal suuremad, pikemad, jämedamad sarved. Kuni siis, kui tal nii-öelda see jõud hakkab otsa saama ja ta vanaks saab, et siis hakkavad sarved taandarenema. Et siis viimased sarved lähevad järjest väiksemaks. Et tegelikult talle ei pruugi need sarved ju korraga tulla? Ei, seal tihtipeale on nii, et mitmeid päevi käiaks ühe sarvega, kuni see teine ka murdub. Vist ta on ka päris õnnetu vahepeal. Ei saa lihtne olla see hirveelu. Tule võrdleme. Nii. Nüüd on üks kindel märk sellest, et ei saa olla
et mõlemad on parema poole sarved. Aga see tähendabki seda, et need kaks sirve, kas on praegu ühe sarvega või on teine sarvepool juba varem kaotatud ja me lihtsalt ei ole leidnud. No keskmiselt me leiame kuni 10 sarve päevas praegu. Ja hommikune korje on juba olnud või? Ei, no see ongi meie tänane korje. Siis me peame 6 sarve leidma veel. See sarv on juba siin aasta või vähemalt 2 on siin väljas olnud. Et ta on nagu murdunud ka. No siin on see, et teised loomad, kes vajavad kaltsiumi, on seda kõvasti siin närinud. Ja siis ilmastik on ta ära pleegitanud. Et me tegelikult need sarveosad, mis meil kasutusse ei lähe seal käsitöökojas, et nendest me teeme närimissarvi lemmikloomadele ja tegelikult oleme andnud ka metsloomaühingule nagu oravatele närida. Punahirvi on võimalik näha ka matkates 4,5 kilomeetrisel jalutusrajal, aga kuna inimesi pelgavad nad rohkem kui masinaid, on nende nägemine autoaknast tõenäolisem. Võimatu pole seegi, et silmapiirile satub keegi oranži kõrvamärgistusega. See tähendab, et teil on õnn kohtuda allkasukaga. 6 on 10 käes, see on nii teraapiline. Ma ei tea, mulle meeldib sarvel käik isegi rohkem kui seenel käik.